tõuseme ja laulame Issandale. Amen, Jumal on hea. Kas oled kogenud täna Jumala headust juba? Piibel ütleb, et seal, kus Jumala rahvas ülistab teda, seal on Jumala ligiolu. Kas usud seda? Et kui me hakkame siin praegu Jumalat ülistama, siis Jumal on siin. Amen. Amen. Issand, me tuleme sinu palge ette Jeesuse Kristuse nimel ja me täname, et me saame usus tulla, Issand. Usus ja julguses tulla su palge ette, Issand. Teades, et sina ootad meid oma ligiollu, sina ootad, et me sind kiidaks ja austaks. Sest sinu kiituses on võti, sinu kiituses on rõõm ja rahu ja vabadus. Ja Isa, tõesti, su sõna ütleb ka täna, Issand, et alati ja igal ajal ja just täna pühapäeva hommikul, Issand, me kiidame sind ja me täname
Jeesus. Ma elan ju siin. Ma elan ju siin, et sind austada. Ülistan sind.
tänu sulle, issand, kõige eest. Halleluuja. Tänu, et sa oled nii väline, sa oled nii võrratu. Halleluuja. Halleluuja. Tänu, kiitus sulle, issand. Halleluuja. Issand, me täname sind, me tõstame kõrgeks su nime. Halleluuja, issand. Halleluuja, issand. Enne kui me läheme palvesoovide juurde, siis on üks asi veel, mille eest issand nagu õhutab palvetama selle eest. Üks vennas jagas ühte mõtet, üks pastor USA-st jagas ühte mõtet, mida ma nägin kas eile vist või paar päeva tagasi, ma ei mäleta täpselt. Ja ta rääkis seal Latsarusest, kes oli surnud. Ta oli juba mitu päeva surnud olnud. Ja Jeesus läks sinna tema haua juurde. Ütles, et veeretage see kivi eest ära. Ja siis ta ütles Latsarusele, kes oli juba mitu päeva surnud olnud, ütles Latsarus, tule välja. Ja Latsarus tõusis üles ja tuli välja. Aga ta oli mässitud nendesse surilinadesse sidemetesse. Ja siis Jeesus ütles, nendele, kes olid tema ümber, ütles, päästke ta lahti ja laske tal minna. Ja Latsarus oli ju, enne kui ta suri, ta teadis Jeesust, ta tundis Jeesust väga lähedalt. Järelikult ta oli Jeesuse sõber. Aga ta oli surnud, aga teised nägid, et ta oli surnud, aga Jeesus ütles, et ta on läinud magama. Ja meie ümber on nii palju armsaid vendasi ja õdesi meie ümber, kes on oma vaimus, oma südames läinud magama, kes on läinud kaugele issandast, kes on olnud Jeesuse sõbrad nagu Latsarus. Aga nad on läinud kuidagi eemale, läinud magama, jäänud kaugele, on vajunud sinna vaimulikku surma. Ja Jumal on pannud südamele, et me palvetaks täna nende inimeste eest. Ja palvetaks ka nende inimeste eest, kes on nende ümber, just eriti kristlased. Et kui ta tuleb välja sealt uuesti sellest hauast, tuleb uuesti ärkab ülesse, et ei oodataks teda nuiadega, vaid aidataks, nagu Jeesus ütles, et pääske ta alla, pääske ta lahti, et aitaks need surilinad ümbert ära tõmmata, aitaks uuesti sellele õigele teele. Amen. Amen. Isa, ma tänan sind. Issand, iga armsa eest, Jumal. Iga armsa inimese eest, kelle sa loonud oled, Jumal. Issand, sa oled loonud kõik oma näo järgi, Issand. Halleluuja, Issand. Issand, ma palume eriliselt nende eest, Issand, kes on jäänud sinust kaugemale, kes on jäänud sinust eemale, kes on läinud, Issand, kelle vaim on jäänud magama, kelle südame tuli on vaibunud, Issand. Kas see on olnud tormidest nende elus, raskustest nende ümber, Issand, olukordadest, mida nad ei mõista, või mingist valust, mis on kellegi teise poolt põhjustatud, Issand. Jeesus, ma palun, Issand, et sa tooksid, Issand, ärataksid need uuesti üles, Issand. Sest, Issand, kui sa äratasid Latsaruse üles surnust, mis see sul teha on, Issand? Kui nende füüsiline ihu elab, äratada üles, Issand, nende vaim. Issand, ärata üles nende vaim. Issand, nii vennad ühed, Issand, kes on meie koguses jäänud eemale, Issand. Kõigile sinna Eestimaal, Issand, kui ümberringi üle maailma, Issand, kes on vajunud ära sinna kuskile, Issand. Kes on kaotanud ära selle tule, Issand, ärata nad üles. Sütita nende südamed, Jumal. Sütita nende südamed, Issand. Halleluuja, Isa. Isa, ja ma palun kõikide inimestest, kes on nende ümber, eriti nendele vendadele ja õdedele, kes on Kristuses, Isa.
et nad oleksid selle armsa inimese, kes uuesti tagasi tuleb, et nad oleksid ta vabastajad, issand, kes aitaksid need surilinad ümbert ära mässida, kõrvale heita, issand, kes aitaksid ta uuesti sinna tee peale, issand, kes oleksid seal juures, issand, et nende südamed oleks täis armastust, issand, nende südamed ei oleks täis hukkamõistu, issand, issand, et nad läheksid, issand, avatud kätega, issand, halleluuja, et nad läheksid armastusest, issand, halleluuja, issand, issand, aita meil kõigil näha neid armsaid, kes tagasi tulevad, issand, tagasi pöörduvad, issand, sinu juurde, kes on eksinud oma teed. Aita meid näha samasuguste armastust täis silmadega, nagu sina, Jeesus, näed. Halleluuja. Halleluuja, issand, siis sul on tohutu rõõm, issand, iga üksiku kadunud poja ja tütre järjest. Halleluuja. Et sa oled valmis korraldama rõõmupidu, issand, nende eest. Halleluuja, issand. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, Jumal, et sa oled valinud meid, issand, et me saame olla vabastajad, issand. Sina oled päästja, issand, aga sa oled valinud meid vabastajaks, mitte sidujateks. Jeesuse nimel, issand. Jeesuse nimel, issand, ja Jeesuse nimel ma palun nende inimeste eest tõesti, kes on ahelates ja kinni seotud. Jeesuse nimel saagu iga sidumine vabastatud. Jeesuse nimel nende eludest iga sidumine, mis on neid seob, iga ahel, mis neid hoiab kamitses, saagu purustatud nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, toogu see au sinu nimel, issand. Toogu see au sinu nimel, issand. Halleluuja, issand. Halleluuja, issand Jeesus. Halleluuja, issand. Halleluuja, issand. Tänan Jumal, et sa oled meid varustanud, issand, evangeeliumi selle hea sõnumiga. Tänu sulle, Jumal, et sina oled varustanud meid armastusega üksteise ja teiste inimeste ja sinu ja iseenda vastu, issand. Halleluuja, issand. Et see armastus ei tule meist enesest, Jumal, aga see armastus tuleb sinust, issand. Halleluuja, et see armastus tuleb sinust, issand. Tänu sulle, issand. Halleluuja. Halleluuja, issand. Halleluuja. Siin on üks palve vastus, üks armas tänab, et issand aitas taastada suhted erinevate inimestega sel nädalal. Issand, me täname sind, Jumal, et sina oled taastaja, issand. Et sina oled see, kes suudab taastada neid elus, issand, neid suhteid, nii lähedastega kui kellega iganes, Jumal. Suudab taastada olukordi, mis on murtud, inimesi, kes on murtud, issand. Aitäh, et sina oled taastaja, issand. Halleluuja. Ja las kogu maailm näeb, et sinule kuulub au selle eest. Et sina oled see, kes taastab, issand. Halleluuja. 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 Siin üks armas palub, et issand aitaks tal leida õige viisi, kuidas trenni teha. Halleluuja, isa, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et tõesti meie ihud on, issand, on püha vaimu tempel, issand. Issand, ja me tänan sind, et me saame selle ihu eest hoolt kanda, mitte ainult ka seespoolt, issand, vaid ka väliselt, issand. Issand, tõesti, et see ihu, millega sa oled varustanud, et me saame käia siin maa peal, issand, käia teha neid tegusid, mida sa oled meid juhtinud tegema, issand. Jalad, mis viivad meid kohtaesse, kuhu vaja on. Käed, mis aitavad tõsta raskusi, mida vaja, issand. Halleluuja, issand. Silmad midagi näha, see kõik imelist. Kõrvad kuulda ja issand, halleluuja, issand. Issand, aita meil kanda hoolt, issand, meie ihude eest, issand. Issand, et me ei hävitaks neid, issand, vaid et need saaks meid kaua ja hästi teenida, issand. Kui me sind teenime, Jumal. Issand, ma palun selle armsa pärast, iga teise armsa pärast, kellel on igatsus, issand, teha sporti, issand, et teha seda õigesti, issand. Et see, issand, ei saaks nende kammitseks, issand, et see ei haaraks neid rohkem kui sina, Jumal. Issand, aga et nad ka seda saaksid teha, issand, koos sinuga. Et sina saaks olla nende tarkuseks, Jumal, sellel, issand. Et nad ei kahjustaks ennast, issand.
issand, sellepärast, et ikkagi mingeid asju tehes, ka trenni tehes, issand, tulevad vigastused mingil hetkel. Issand, anna neile tarkust, issand, kuidas oleks neid minimaalselt, issand. Issand, aita neile armsad, issand, et ka see nende ihu ja see areng ei saaks neile ebajumalaks, issand. Vaid issand, et nad saaksid näidata ka sellega au, issand, sinule, Jumal, ja las see trenn ja sport tuua ka neid lähemale sulle, Jumal, selle läbi, issand. Issand, anna selle läbi võimalusi kuulutada evangeeliumi, issand. Aita selle läbi olla valguseks, issand. Issand, et tõesti, et inimesed, kes on nende ümber, et nagu see laul, mis me laulsime siin, et kõik, mis on meie ümber, kahvatub, issand, selle valguse ees, mis sinus on, issand, et need inimesed, kes näevad ümberringi neid, issand, et nad ei näeks lihtsalt ainult kivikõvasid kõhulihaseid, issand, vägevaid muskleid, issand, aga et nad näeksid, et Jumal, et selles inimeses, Jumal, et nad näeksid, et selles inimeses on mingi veel suurem valgus kui lihtsalt see mingi füüsiline areng. Ja see oleks see, mis tõmbaks neid. Halleluuja. Et nad saaksid olla rahutegijad, issand, kus on rahutus, issand. Issand, üles tõstjad, kus on vaja tõsta kedagi, issand. Julgustajad, kus on vaja julgustada, issand. Halleluuja. Halleluuja, issand. Tänu sulle Jeesuse nimel, halleluuja. Halleluuja. Tänu kiitus sulle. Halleluuja. Amen. Amen. Halleluuja. Tere armsad, kes on siin vahepeal võib-olla liitunud meiega, tulnud. Tere tulemast valguses teenistusele. Aga me läheksime kohe teadete juurde. Et meil on siin mõned asju toimumas. Mingid asju on kogu aeg toimunud. Aga see ei ole see laul, et kuuldi laulis, et kuskil miskit toimub, eestlased. Vaid see on, et Jumal on midagi tegemas igal pool. Ja Jumala rahvas on midagi tegemas koos issandaga. Ja juba täna pärast teenistust kell 16:00 on siin samas ruumides palvekliinik. Nii et kui on kellegi veel eriliselt mingid füüsilised raskusi, mingit vajavad tervenemist, võid tulla julgelt siia, jagada ka oma mure, sest palvetatakse. Kui on ja ka kui on probleemid vaimse tervisega, siis samamoodi. Et see ongi just sellele pühendatud, spetsialiseerunud selle peale. Sellele. Nii, täna kell 16:00, kõik peavad tulla, kes tahavad. Nii, teisipäeval on kell 18:00 naistekas. Siin samas Viljandis toome täna 16. Vabandust, 19, korter 16. Ja see toimub kell 18:00. Sinna võivad olla kõik naised. Seal kaasa võtta mingit head stäkki. Ja et vaimulikud, seal on vaimulikud arutelud, naised saavad rääkida naiste asjadest, koos ülistada, palvetada. Kindlasti ma usun, et see on üks väga tore aeg selle. Nii teisipäeval kell 18:00. Nii kolmapäeval kell 18:00 siin samas ruumis Tartu tänav 5 on ülistusõhtu. Saab igaüks tulla, see on avatud. See on avatud, igaüks võib tulla, kes tahab tulla. Saab palvetada Viljandimaa eest, Viljandimaa rahva eest, Eestimaa eest, üldse kogu rahva eest. Ülistada. Ülistusõhtu. No nii. Ülistusõhtu on. Juba kuu viimane kolmapäev. Halleluuja. Sorry, ma olen kuskil, mitte mujal, ma olen kohal, aga kuidagi. Ülistusõhtu. Halleluuja. Et kolmapäeval siis jah, kell 18:00 ülistusõhtu siin. Hakkasid uuesti pihta, ma olin juba harjunud,
suvel vahepeal ei olnud. Ja siis saame tulla kokku, ülistada Jumalat. Võib tulla, kes iganes, kus kogudusest tahab või tänavalt tulla sisse. Keegi tuleb uudistama, mis toimub. Tuleme ülistame koos sisse. Amen. Nii, kolmapäeval 25. september hakkab Viljandi baptisti koguduses alfa kursus. Algusaeg on kell 18.30. See on niuke kristluse põhitõdesi tutvustav kursus. Kui sa oled võib-olla alles tulnud usule, tahad teada veel sügavamalt täpsemalt, mis asi see värk on. Kes on Jeesus, mis ta tegi, miks Jumal saatis Jeesuse, kes üldse on Jeesus, kes on Jumal või üldse, mis toimub ja nii edasi, mis on ristimine ja kõik. Ja siis julgustan sind ka minema sinna. Seal on kindlasti, seal on loengud ja siis on pärast selline arutelu koos niimoodi, et kindlasti ja söök ka veel. Ja söök ka veel. See on vist hästi vaikselt. Kõik lähevad trenni tegema. Halleluuja. Nii, ja siis, kas seal oli ka elusõnas? Jaa, aga see hakkas pihta. See on teisipäeviti. Ja elusõnas on teisipäeviti kell 6. Teisipäeviti kell 6. Ei, 18.30 ikka, sama, okei. Kell 18.30. Seal küll hakkas juba pihta, aga võib-olla ja seal on veel 2 teisipäeva, mida saab liituda. Mingist hetkest lihtsalt läheb nagu lukku ja rohkem ei võeta vastu uusi. Et kui kellegi lihtsalt on seal võib-olla lähemale minna või tunneb, et soovib sinna, siis seal on ka. Siis neljapäeval kell 18.00 on meestekas. Meesteka asukoht on täpsustamisel. Sest see on iga kord kuidagi nagu muutub ja kui midagi toimub. Kuhu Jumal lüüb, sinna lähme. Tänu Jumalale. Nii. Reedel kell 19.00 kõneleb siin ja teenib meid härra Paul Miller. Tuleb, teenib prohvetliku sõnaga. Ja teenib meid, tuleb, jagab sõna, teenib meid, palvetab ja ka prohvetliku sõna. Et kell 19.00. 19.00. Nüüd lähevad mul numbrid segamini. Ma ütleks korra selle õhtu kohta, et ma julgustan tõesti kõiki tulema, et välismaalt tuleb inimene siia ja selles suhtes oleks hästi armas ka meie poolt, et me nagu teeme kõik selles, et me saame tulla. Ma tean, et osad on vist reisil. Aga ma usun, et kuna tema töö on ka prohvetlik nõustamine, siis kui sina vajad sõna Jumalalt või juhatust või kinnitust või julgustust, siis ma usun, et ta on valmis ennast palvetama ja teenib sind, aga ta ka õpetab ka. Et oleme siin, võtame märkmikult kaasa ja avame südamed ja Jumal kindlasti saab meile midagi rääkida ja juhatada, et edasi minna. Amen? Amen. Ja kutsume sõpru kaasa. Ka neid, kes võib-olla ei tunne veel Jumalat. Amen. Amen. Palju lihtsam, kui endal info pole annab kellegi teisele. Nii, laupäeval kell 10.00 on Pärnus konverents. Olen sulle jälle mikro. Jaa, et mina ja Margit oleme kindlad minejad, kes keegi on veel minemas, tulemas, tahab minna. Et saame minna autoga koos Pärnusse. Seal on töötoad, mis toimuvad samaaegselt, et nii palju 10 kõnelejad sa seal järjest kõiki ei kuule, et sa pead valima. Seal need teemad siis tuuakse seal hommikul välja. Ja need on siis Eelimi kogudustest Inglismaalt need pastorid, 10 erinevad. Ja nemad siis õpetavad ja palvetavad. Ja need teemad on seal toodud, et tervenemine, prohvetlik sõna, jüngerlus, juhtimine, vaimulik kasv. Ja ma usun, et me kõik tahame vaimult kasvada. Amen. Nii et kas sa oled just päästetud või sa oled juba kaualt kristlane olnud, see on sinu jaoks. Nii et ma julgustan tulema. See kestab kella 5 ja kui seal on valmis inimesed jääma ka hilisemaks, kella 6:30 hakkab siis õhtune teenistus, siis saab ka edasi jääda. Et terve päev Pärnus suve pealinnas. Ja sellest järgneb veel teada, ma võib-olla ütlen selle siis ka kohe, ehk siis sel pühapäeval on nendest samadest kogudustest, Eelimi kogudusest 2 tulevad meile. Üks nendest jutlustab,
pastor Ruth jutustab meil, kes on siis Hope Hillingtoni kogudusest ja pastor Carl Johnston, tema siis teenib palves meid järgmisel pühapäeval, nädala pärast. Nii et jällegi, sul on võimalus, neist panevad käed peale ja palvetavad, õnnistavad ja võib-olla neil on ka sõna või pilt Jumalalt, et võrratu nädal tuleb tegelikult, kus Jumal saab meid kasvatada, venitada ja õnnistada. Nii et kes on põnevil? Yes! Amen! Et see on see, mis Jeesus teeb. Amen! See on vist vaja ehk. Nojah, ma ütlen üle, et teatad siis ka. Okei. Nii, meil on... Okay. Meil on ka uus TV7 ajaleht seal Puhjas. Nii et kes soovib, võtke kaasa, pange oma kortermaja postkastidesse või oma naabrite postkastidesse. See on natuke kortsus, aga siin on väga põnevad teemad. Näiteks üks teema räägib pornost. Nii et ma usun, et ka noortel on siin midagi või ka vanematel hea midagi lugeda. Et seal on ka üks väike kuhi on all veel vanulehti, kui keegi pole vanagi lugenud, aga seal peal see suurem kuhi on siis uus värske ahjusoe TV7 leht. Lugege ise läbi ja andke edasi. Amen. Ja enne kui me läheme sünnipäevalaste juurde, siis Margit, tule räägi meile ka midagi. Tere kallid. Siin on nüüd üks raamat ja see on Allan Lauri jutluste kogumik. Elu on elamist väärt. Ja see on 2000. aastal 9 jutlust, mis ta on pidanud. Ma olen ise selle juba 2 korda läbi lugenud. Allan Laur oli üks nendest 3 pastorist, kes oma abikaasa tulid ja rajasid Eesti Kristliku Nelipühi kiriku. Ja Jumala armust ma olen seal päris alguses juures olnud ja ka Allan Lauriga isiklikult väga tihedalt suhelnud ja saanud tema poolt õpetatud ja kuulnud tema jutlusi ja need on tõesti olnud elumuutvad. Nii et ma julgustan teil ostma seda raamatut. Sinna on hästi sellised, ta üldse oligi väga hingehoidlik. Ja kõik need jutlused on väga sellised südamesse minevad, hingehoidlikult ja isiklikku elu üles ehitavad. Ja väga täis armastust, täis hoolimist. Nii et olge kallid, kes tunneb huvi, loeme ja saame teada ka natuke nagu sellist meie juuri, kes oli see üks nendest pastoritest, kes on siin nüüd rajanud ja nii hea ka juurde pöörduda. Amen. Mida? Tal oli jah, ma käisin ise augustis, 18. august Tallinnas ja siis oli mälestuskonverents, siis oli 20 aastat tema surmast. Ja see oli hästi armas seal. Inimesed andsid isiklikult tunnistusi, kuidas tema elu on mõjutanud, ka tema tütar Marina rääkis, kuidas isana. Ja sellest võiks pikalt praegu rääkida, aga ma ei hakka seda tegema, aga loeme ja õpime ja võtame seda südamesse ja rakendame oma elus. Amen. Ja meil on siis ka nüüd olnud siin hiljuti ühed armsad, kellel on sünnipäev olnud. Eevi ja Tiiu, tulge teie siia. Tahame teid õnnitleda. Teeme aplausi neile armsatele. Meil olid sünnipäevad. Nii, siin on teile väike magus. Palju õnne. Nii ja kogudus, sirutame oma käed nende armsate poole, õnnistame neid sünnipäeva puhul. Halleluuja, isa, me täname sind tõesti armsa Eevi ja armsa Tiiu eest, issand. Ja me õnnistame nende uut eluaastat. Issand, me kuulutame, issand, su täiuslikku tahet nende eludesse. Isa, me kuulutame Jeesus sinu verekaitset nende elude üle. Me kuulutame, issand, et sina juhid nende samme, nad ei astu sellelt rajalt ei paremale ega vasakule, vaid nad astuvad otse sinu järgi, issand. Isa, ma palun, et see uus eluaasta võiks tuua neile tõesti sinu täiuslikku tahte ja palju armsaid inimesi nende kõrvale, kes on nendega koos sellel teekonnal, issand, kes toetavad neid ja aitavad neid. Issand, seda teekonda käia, issand. Tõesti, täida nende südame soovid, issand. Sina tead, mis on nende südametes, need on nende soovid ja igatsused ja too nende ellu imelisi üllatusi, issand. Jeesus, sinu nime me palume seda. Amen. Amen. Olge õnnistatud.
ma arvan, see on juba jälle üks sünnipäev niimoodi käes, see on juba omaette tunnistus Jumala armust ja Jumala headusesse. aga ma usun, et meil on ka igasugu muid tunnistusi, mis igapäevaselt Jumal on võib-olla tegemas või midagi vägevat äkki sinu elus, kui sa nüüd sooviks jagada midagi imelist, mida Jumal on teinud sulle. ja kas või ei pea olema kohe, et nüüd, et äratas kõik naabrid surnust üles või kas või mingi väike asi. aga mis tooks Jumalale au, mis toob Jumalale au, siis praegu saab. nii, minul ongi üks selline lihtne, ma ei ütle väike, aga lihtne tunnistus Jumala armust ja tema juhtimisest ja kuidas ta igapäevaelus meid rõõmustab ja kinnitab. ja see oli siis eelmisel nädala vahetusel või natuke ennem seda. kõigepealt ma läksin töökaaslase kabinetti, temal on internet lahti ja just sealt oli välja võtnud ühe retsepti ja see oli siis õunakoogi retsept, hästi uhke ja pilt oli ja ütleb mulle, et kuule, et ma prindin välja, et kas sa ei tahaks äkki seda küpsetada ja esmaspäeval tuua. mina siis viskan palli tagasi, ütlen, aga äkki teed hoopis sina seda ja tood. no ja sinna see jutt jäi. ja siis ma lähen oma sõbrannale külla laupäeva õhtul. tema ohkab, et nii palju õunu on, et oleks tahtnud õunakoogi küpsetada, aga mitte polnud aega. ostsin poest, aga no see ei ole üldsegi see, mis ise küpsetatud. no nii, sinna siis see jäi. siis pühapäeval, juba mõned teavad, peale teenistust me läksime siis matkama ja olime seal Tarvastu Lossimägedes ja pärast käisime seal vaatetornis ja siis läksime Margarita poole. ja teate, mis siis oli? Margarita oli küpsetanud imehea õunakoogi. tõeliselt hea õunakook. nii, me saime sellest kõik osa ja siis, kui hakkasime ära tulema, Margarita andis mulle suure tüki õunakooki kaasa. ja nüüd te juba saate aru, mis edasi sündis. siis, kui ma jõudsin koju, lõikasin sealt tüki, viisin naabritüdrukule. järgmine päev töökaaslasele jõime koos kohvi. ja aga see oli ka selline lihtne tunnistus Jumala armust ja juhtimisest. ja mul oli nii hea tunnistada, et vaadake, kuidas Jumal teist hoolib ja armastab. Teie igatsesite ja näete, siin see nüüd on. ja Margarita, kui sa praegu vaatad või hiljem, siis tänu Jumalale sinu armastuse eest ja tänu Jumalale sinu sõnakuulelikkuse eest. selle läbi said palju tunnistatud. Amen. Tänu Jumal. Kas kogu koogi viisid tagasi? ei ole. Halleluuja. Aga ma tahaks tõesti, ma olen väga tänulik Jumalale oma armsa naise eest. Ta tegi üks päev midagi, mitte mingit pirnikooki. Ja see oli nii jõhkralt ja nii tänulik. Muidu ta mõnikord katsetab ka mingit igasugu huvitavaid retsepte. Siis mõned tuleb välja, mõned ei tule välja ja siis minu peale ta katsetab. See oli väga hea katsetus, seda kooki võib veel katsetada mu peale. Mul on väga hea meel. Tänu Jumalale, et issand tõesti praegu on ka õunte aeg ja pirnide ja halleluuja. Kas on veel mingit tunnistust? Ma nägin seal, nii kui suud hakkasin avama, hakkas inimesel jalg liikuma. Tänu Jumalale. No nii, tere kõigile. Et võib-olla teie jaoks selle see nii eriline tunnistus, aga minu jaoks on see väga eriline tunnistus või mis juhtus eelmine nädal, kui ma pidin minema autoga Tallinnasse järjekordselt remonti, ei olnud tore üllatus. Aga no ühesõnaga sinna, kuhu ma pidin selle auto remonti viima, siis ma mõtlesin, see on hea selle garaažitulus passida ei viitsi. Küsisin, kas on mingi lähim ostukeskus, kus ma saaksin olla. Ja siis ta ütles, jah, Arsenali keskus, et seal sa võid siis aega parajaks teha ja seal ma siis veetsin toredalt 6 tundi. Aga see selleks. Aga enne kui ma sinna jõudsin siis oma autoga, et auto siis üle anda sellele mehaanikule, siis ma vaatasin, et kuidagi nagu tuttav koht on. Ja siis mul jäi silma üks tänav, Karjamaa tänav. Ja ühesõnaga, kui ma sinna jõudsin parklasse, siis ma sain aru, kus ma tegelikult olen. Lihtne ostukeskus tegelikult. Aga paljud teist teavad, et eelmine aasta ma töötasin lastekodus. Olin pereema asendaja. Ja mul jäid südamesse selles peres siis 3 väga erilist last. Ja ma tegelesin ja mul oli au nendega siis olla ja nendega toimetada.
ja kahjuks meie suhted katkesid erinevatel põhjustel. Jumal teab seda põhjust. Ja siis, kui ma seal keskuses olin, mul hakkas väga niimoodi, läksin mõtted nende laste peale ja südames ei olnud üldse rahu. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, mida ma teen. Ja siis ma tundsin, et ma peaks nendega ühendust võtma, et suurem tüdruk oli päris suur, et temaga ma saaks nagu suhelda. Ja siis ma kirjutasingi talle sõnum, et kuidas sul läheb ja et kas sa oled koolis ja siis ta vastas mulle, et ei, ma ei ole koolis ja mul läheb väga halvasti. Ja siis see lõppes sellega, et me saime kokku ja me saime ära rääkida asjad, mis meil olid jäänud õhku mõlemalt poolt. Ja see oli üsna keeruline olukord ja temal oli väga raske ja mina ei teadnud seda ja tema ei teadnud minust. Aga mis ma tahan sellega öelda, et see ei olnud juhus, et ma sattusin sinna Arsenali keskusesse autoremondi tõttu just sinna sellesse kohta. Et see oli minu jaoks hästi palju muutev ja ka selle lapse jaoks ja ka tema õe ja venna jaoks. Et see oli hästi eriline õhtu nendega koos, ma sain olla, aga mul on teile üleskutse või eestpalve, et te palvetaksite nende laste pärast ja kogu selle olukorra pärast. Ja et kõik see, mis on siis nende laste soov ja minu soov, et Jumal saaks, leiaks parima lahenduse selle olukorrale. Aga ma olen väga tänulik sellest, et see oli võimalik, et ma nendega kokku sain ja asjad lahenesid need, mis pidid lahenema, et Jumal teadis, mida oli vaja teha. Tänu. Palvetame kohe. Kogudus palvetame kohe selle perekonna pärast. Isa, tänu sulle, sest et sina said lasta Maie selle armsa tüdrukuga kokku saada. Isa, me õnnistame seda perekonda, issa, me õnnistame Maie ja selle peresuhteid ja nende laste suhteid, issa. Me kuulutame, isa, sinu kartust sinna peresse, me kuulutame su täiuslikku tahet, me kuulutame Jeesus su perekaitset selle pere üle, nende laste üle, issand Jeesuse nimel. Isa, me palume, et tõesti, et seal oleks väljapääs, mis iganes olukorrad seal on, mis ei ole sinule meelepärased, isa. Palume sinu lahendusi, sinu tarkust, sinu juhtimist, issand, püha vaim, juhi sina neid südameid, kogu selle pere liikmeid, issand, et nemad teaks, mis samme edasi võtta, issand. Kuidas edasi minna, isa, õnnista neid õigete inimestega, sõprade ja tuttavatega, kes aitavad neil leida lahendusi, kas need on finantsiliselt või suhteteemad, mis iganes viisil, issand. Palume, issand, püha vaim, et sinu väge, issand, sinna toimetama, isa. Sinu tahet sündima. Jeesus, sinu nimel me palume seda. Aamen. 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 Nii, kas on veel tunnistusi? Praegu siin ei paista, aga ma lihtsalt jagaks siis ühte tunnistust, mida üks mees jagas, see oli lihtsalt nagu nii ulme äge, et tahaks nagu teiega koos jagada. Ta elab USAs, ma ei tea, kus kohas. Ma nägin lihtsalt videot. Ja ta ütles, et käis ringi ja tead, mõtles, et kuule, Jumal, ma tahan kuulutada evangeeliumi kellegile. Ja siis kõnnib ja siis tuleb üks noorem meesterahvas, kõnnib tema suunas ja ta hakkab temaga rääkima. Ja räägib talle Jumalast ja siis see ütleb, et ta väga ei usu, et Jumal on nagu olemas, sellepärast, et kõik see halb, mis tema elus on juhtunud, et ta ema hülgas ta juba, kui ta väike oli ja kõik need asjad ja siis, aga see mees ütles, et aga tead, Jumal on suuteline tegema kõike, Jumal on suuteline kõike aitama. Et äkki palvetame selle eest. See küsis, kas nagu siinsamas kohe praegu, et jah, siinsamas praegu, et palvetame. Ja et palvetame selle eest, see kutt ütles veel, et tal on see ema number, aga ta ei ole julgenud talle ka helistada. Et ta ei ole nagu, ma ei tea, kui kaua ei ole olnud mingisugust ühendust. Ja siis ütles, et aga palvetame niimoodi, et Jumal on suuteline kõik tegema, et sinu ema helistaks sinule sellele numbrile nüüd praegu kohe, kus me oleme siin. See mõtleb, et kuule, see on mingi väga kummaline asi. Et kas see tõesti vajaliks, et palvetame, et me usume, et meil on kõik võimas Jumal. Ja siis nad võtsid ja siis ta ütles, et palvetasin ta eest ja sellel hetkel, kui palve lõppes, ma ütlesin amen. Järsku see poiss tegi silmad lahti ja vaatas mulle suurte silmadega otsa ja ütles, et ei ole võimalik. Tal hakkas taskus telefon helisema
oli vibra peal, aga hakkas nagu vibreerima taskus. Ja ta tõmbas telefoni taskust välja, seal oli kirjas ema. Ja siis ta vaatas, ütles, oi, ja see kutt ütles talle, kuule, sa pead nüüd selle vastu võtma, see oli kokkulepe. Nüüd sa pead selle vastu võtma. Ja just tingimus oli see, et ema helistab ja palub tema käest vabandust. Ja siis ta võttis telefoni vastu ja siis ütles, et selle poisil silmad lihtsalt täitusid pisaratega, sest ema esimesed sõnad, mis ema ütles, anna mulle andeks, pojakene. Ja see kutt seal samas telefon lendas maha, kukkus põlvile maha, tõstis käed üles, ütles, Jeesus, sa oled tõesti olemas ja andis oma elu Jeesusele. Ja siis hetk pärast seda võttis ta uuesti telefoni, helistas tagasi emale, ütles, et kuule, ema, anna andeks, et ma kõne ära panin, ma andsin just oma elu Jeesusele. Ja tead, mis ema ütles või? See on imeline, ma just andsin oma elu 4 päeva tagasi Jeesusele. Halleluuja, mida Jumal teeb nagu. Wow. Meil on tõesti imeline Jumal. Halleluuja, tänu issandale. See oli lihtsalt nii äge tunnistus, ma tahtsin jagada teiega. Kuidas Jumal teeb nagu. Halleluuja. Tänu issandale. Kas oleks, äkki kellelgi meenus midagi? Mingi tunnistust? Marika? Ei ole. Läinud. Okei. Okei, aga lähme andmise juurde, ma arvan. Aga kuulme nüüd kolida, see Marika teeb. Et see andmine on vabatahtlik, ohver või õnnistus või kümnis, mis sa soovid tuua. Seda saab teha nii digitaalselt, sinna arveldusarvele pannagi selgitus, kas kümnis või annetus või füüsilisel kujul siis sinna lillepotikesse panna seemnekese kasvama. Kuhu seda küsid niikuinii, kuhu see raha läheb. See raha läheb, mu rahakott pole siin kaasas, ma arvan. Et tegelikult see raha läheb valguse kogudusse ka siin selle rendi maksmiseks, arvete maksmiseks, elekter, kõik see, et me saame siin seda teenistust teha, saame kuulutada evangeeliumi, saame kokku tulla. Ja lähebki ka evangeeliumi kuulutamiseks, inimeste aitamiseks. Et kõik, kes meil koguduses teenivad siin, keegi ei saa selle eest palka, kõik on vabatahtlikud, isegi pastor vabatahtlik, pastor käib veel eraldi tööl, et palka saada, et see kõik on vabatahtlik, nii et see kõik, kogu raha läheb teenimistööks. Aga ma loeks kohe teile, julguseks teile endale, ikka ütle oma lemmikirja kohta. Helde annetamine Jumala vastu tasu 2 Korintlaste 8. ja 9. peatükist, alates 6. salmist. Ma loeks tegelikult ainult 7. salmi. Ja siin ütleb, et igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Vaadake, kui tähtis on Jumalale, et see and, mis me toome, me ei tooks seda kuskilt sunniviisiliselt, kuskilt kiusatud südamest, aga rõõmsast südamest. Ja tema jaoks on tähtis, et see, mis sa ka välja annad, et see tuleks rõõmuga. Mitte, et ma nüüd üritan sind julgustada, armas, et nüüd sunni, süda ole rõõmus, kui ma selle raha annan, süda ole rõõmus, mitte selles mõttes. Aga et sa just, et sellel hetkel, kui see süda on rõõmus andma, et sa sellel hetkel ei suleks, pistaks oma käsi rusikas pihku. Siin on see üks raamat, mida ma nüüd olen saanud lugeda. Seesama raamat, see piiranguteta äri. Kõik mõtlevad kohe, hakkad kogudusel pappi tegema. Nagu mina enne usule tulemist, ma arvasin, kirikud ainult noolivad inimestelt raha, muud nad ei tee. Ja nüüd ma olen näinud tegelikult, kuhu see raha läheb. Ja mis toimub ja kõik see töö, mida tehakse. Ja ma saan aru, et asi ei ole selles. Aga see raamatus tegelikult räägib ühest ärimehest, ühest Rootsi ärimehest ja kuidas ta siin loobus oma isiklikust ambitsioonist ja edust ja leidis uskumatu vabaduse, mis on kätte saada kõigile. Ja ma loeks siit väikse lõigukese ühe tunnistuse, just mis puudutab see sama kirja kohta. See puudutab nii isiklikult inimest kui ka kogudust. Ja see räägib, et anna aga valva oma südant. Andmine on Jumala riigis midagi üsna erilist ning Jumal on mulle selles vallas palju õpetanud.
aastal 1972 ilmnes mulle aga midagi uut. Nagu ma varem mainisin, olin ma juba ära andnud kõik oma likviidsed varad ning pidin 73. aasta jaanuaris käivitama omaenda firma, taskus vaid 1 Rootsi kroon. 0 päevil oli meie Sollentuna 4 pühi kirikus intensiivne jumala liikumine, palve ärkamine, mis meie oma kodus pihta oli hakanud. Mõjutas nüüd tervet kogudust. Me kogesime selles valdkonnas tohutut läbimurret ja see oli imeline. Terve kogudus oli palveks üles õhutatud ja palvekoosolekutel käis nii palju rahvast, et inimesi oli täis ka rõdu ja kõrvalruumid. Jumala vägi oli tugevasti meie üle ja inimeste südamed olid vabad ja rõõmsad. Aasta lõpupoole teatasid aga pastorid ja vanemad minu jaoks täiesti uuest asjast. Nad rääkisid usuohvrianni toomisest issandale. Esimest korda mõistsin, et ma võisin issandat oodates temalt kuulda, mis tuleks anda ning selle siis usuohvriannina talle tõotada. See näis olevat hea mõte ja nagu kõik teisedki koguduse liikmed võtsin ma aega issanda ootamiseks, et teada, mis summa mul vana aasta õhtuks tuleb anda. Samas ei olnud meil midagi, absoluutselt mitte midagi. Me olime kõik juba ära andnud. See tegi mind kurvaks. Ma tahtsin väga midagi anda, kuid võimalust selleks polnud. Issand, sa tunned mu südant. Ma tahan sulle midagi anda, aga mul ei ole mitte midagi. Palun anna mulle midagi, mis ma võiksin sulle anda. Hüüdsin ma Jumala poole. Seda sügavat igatsust kandsin ma oma südames kogu jõuluaja. Vana aasta õhtu pärastlõunal olime Asteriga koos tema naisega kutsutud ühe ärimehe poole külla. Ohvriand pidi üles võetama sel samal õhtul ning oma südames ma nutsin, kuna raha ikka veel polnud. Kui me selle mehe poole jõudsime, pistis ta oma suureks üllatuseks pihku mulle 5000 Rootsi krooni ja ütles, see on sulle täna õhtuse ohvrianni jaoks. Sel samal hetkel tabas mind Jumala vägi ja ma joovastusin pühast vaimust. Tuikusin ringi ja rõõmusin, et mul oli nüüd seemet, mida külvata. Mu huultelt voolasid prohvetlikud sõnad ja tuba täitis issanda kirjeldamatu rõõm. Sel õhtul saime ka meie pidutseda ja tuua issandale oma usuohvrianni. Lisaks minule oli see läbimurdeks ka tervele kogudusele. Halleluuja. See oli lihtsalt julguseks, et issand näeb seda südant, vaata, kui rõõmus südamed tahad anda, siis issand varustab sellega, mida anda. Ja tore on, nii vägev on see, kuidas Jumal teinekord näeb meie andmist ette, kui seda olukorda või seda vajadust. Näiteks mul oli nüüd kas eelmine nädal või üle-eelmine nädal, ükskast. Kõnnin mina koolis tipa-tapa. Hakkan minema kehalise kasvatuse tundi. Ja kõnnin ja tee peal tuleb vastu mulle üks abiõpetaja. Tuleb mulle vastu ja annab mulle, pistab pihku lihtsalt mulle järsku kummikommid. Nõuke nagu mingi toru ja siis seal on see kummikommi rattad on sees. Tuleb ja ütleb, näe, kommi sulle. Ma mingi, aitäh, võtsin. Panin siia rinnalaskusse. Ja kõnnin, lähen siis sinna kehalise tundi ja seal kehalise tunnis üks väike esimese klassi poiss tuleb minu juurde ja ütleb, et tead, minul on täna sünnipäev. Siis mõtlesin, on sünnipäev. Kuule, täiega äge. Näe, siin on sulle kommi. Sain talle kohe kommi anda. Tänu Jumalale, issand oli varustanud juba selleks hetkeks juba ette. Et see kommid ei olnudki mulle, see oli temale, et kus tal silmad särasid, jooksid stata peal, üks käsi oli taskuid, kommid peos. Panin seal täiega, tundub vähemalt tema rõõm. Nagu üks venelanne ütles, mina rõõm, sina rõõm, kõik rõõm. Halleluuja. See oli tõesti, tänu Jumalale. Aga nüüd enne, kui sa oma Andi tood, armas enda õde, palvetame, õnnistame seda Andi. Halleluuja, issand. Me täname Jumal, et kõik, mis me toome, issand, on sinu käest ja sinu jaoks, Jumal. Issand, et sina oled varustanud meid. Halleluuja, issand. Me tänan sind, Jumal, tõesti, et meil on vool olemas, issand.
issand, meil on need ruumid olemas, issand, meil on issand soe tuba, issand, kui talvel, kui on külm õues, issand, konditsioneer suvel, kui on palav ja lämmi väljas, issand, halleluuja, issand, ma tänan sind, et me saame siia koguneda, issand, ja tänan Jumal, et sa oled varustanud meid kõikide finantsidega, mis on selle asja jaoks vaja, issand, ja mis on vaja evangeeliumi kuulutamiseks, issand. Iga pisima asja jaoks sina oled varustanud ja oled juba ette näinud, issand. Isa, ma tänan sind selle eest. Ja isa, tõesti see, mis me täna küllame, issand, las see tulla rõõmsast südamest, issand. Issand, kui kellelgi suure kurbusega, issand, pigem jäägu see Jumal see raha tema taskusse ja las see leida see koht, kus Jumal, kus ta saab anda rõõmsa südamega, issand. Ja tõesti, issand, las olla see and õnnistatud ja las see olla see väljaandmine õnnistuseks meie südamele, tõesti, et issand, et mina rõõm ja sina rõõm ja me kõik rõõm. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Ja nüüd meil saame ülistada ja saame tuua oma andi. Halleluuja. Otsustasin järgida Jeesus, vaid edasi. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Halleluuja. Tänu Jumalale. Nii, aga nüüd me saame osa sellest, mida Jumal tahab täna meile kõnelda, kasutades Margitit. Ja ma juba ootan suure huviga. Ja ma palun Margit. Nii, tere armsad veel kord. Ja tänase jutluse teema on Kristus minu sees. Ja kõigepealt alguseks loeme kohe ühe kirjakoha. See on Kolossa 1 ja Salm 27. Kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas, see on Kristus teie sees, kirkuse, vanas tõlkes ütleb siis auhiilguse lootus. Nii et Kristus minu sees, auhiilguse lootus. Halleluuja. Ja see on tänane teema. Aga kõigepealt ma kohe püstitan ühe sellise küsimuse, millest me hakkame siis koos mõtlema ja vaatama. Kas selleks, et Kristus saaks minu seest välja särada, Kristus auhiilguse
kirkuse lootus. Kas selleks peab mu elus kõik olema hästi? Kas selleks peab ma olema kõiges õnnestunud, kõiges kogema Jumala õnnistusi, olema kõiges edukas ja siis Kristus saab minu seest välja särada? Või võib olla ka nii, et ka kõigi raskuste, kannatuste, valude, segaduste keskel, ka siis, kui ma ei ole alati õigesti võib-olla tunnetanud Jumala vaimu juhtimist, olen võtnud valesid otsuseid vastu, kas teadmatult või ka teadlikult, tahtes teha oma tahet mingis olukorras. Ja siis, mida ma olen külvanud, seda ma ka oma elus siis lõikan. Et kas ka kõigi nende olukordade keskel saab Kristus minust välja paista? Kas inimesed minu ümber, minu oma pereliikmed või olgu need naabrid või töökaaslased, tuttavad, sõbrad, kas nad saavad näha Kristust minu sees? See on nüüd tänane küsimus, millele me hakkame siis koos vastust otsima. Ja me otsime vastust, teil võib tunduda, et kuidas see on selle teemaga seotud, aga olge kannatlikud. Ma pean natuke seda tausta pikemalt avama, et oleks aru saada, kuhu me välja jõuame. Ja me pöördume Ruti raamatusse ja vaatame koos Ruti raamatut. Ruti raamat pealkiri ütleb juba, et peategelane on Rutt ja tavaliselt ikkagi räägitakse temast. Ja loomulikult ta ongi, aga täna me rohkem isegi tahaks tähelepanu pöörata Noomile ja tema perele ja sellele mõjule, mis see avaldas Ruti elule. Ja nüüd kõigepealt loeme nüüd ja ma soovitan teil otsida Ruti raamat välja, kas piiblina või telefonist, sest kõik kirjakohad ei tule seinale, tulevad ainult mõned kindlad võtmesalmid. Aga muud mõnda me loeme, mõnda ma natuke vihjan, te saate pärast täpsemalt veel uurida, kes ei ole ennem lugenud. Aga kõigepealt alustame siis Ruti raamatust 1. peatükk ja ma loen järjest esimesed 5 salmi. Ja siin ütleb Jumala sõna. Ja neil päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, juhtus, et nälg oli maal. Siis läks üks mees Betlemast Juudamaalt, et võõrane elada maapiväljadel, tema ja ta naine ja ta 2 poega. Selle mehe nimi oli Elimelek, ta naise nimi Noomi ja ta 2 poja nimed Mahlon ja Kiljon. Nad olid efratlased Betlemast Juudamaalt ja nad tulid Moobi väljadele ning jäid sinna. Aga Elimelek, Noomi mees, suri ja Noomi jäi järele oma 2 pojaga. Ja need võtsid endile Moobi naised, ühe nimi oli Orpa ja teise nimi Rutt. Ja nad elasid seal ligi 10 aastat. Siis surid ka mõlemad pojad, Mahlon ja Kiljon, ning naine jäi üksi ilma oma 2 pojast ja mehest. Selline lugu on siin vähemalt see algus. Ja see ei ole kuidagi hea lugu, pigem väga selline kurb lugu, mida me siit praegu lugesime. Aga hakkame nüüd seda natukene siis lahkama, miks need olukorrad olid sellised ja mida see võib meie jaoks tähendada. Nii, kõigepealt siin on öeldud 1. salmis, et see toimus kohtumõistjate ajal. Ja kohtumõistjate aeg oli Iisraeli elus üks selline raske aeg. See oli aeg, kus Iisrael pöördus ära Jumalast, teenis ebajumalaid, siis tulid raskused, kannatused, selle keskel Iisrael jälle kisendas Jumala poole, Jumal saatis abi, saatis ühe kohtumõistja, kes päästis Iisraeli vaenlaste käest, mingi aeg oli jälle Iisraelis rahu, siis Iisrael pöördus jälle ebajumalaid teenima, jälle tulid raskused, jälle tuli kohtumõistja, päästis ja niimoodi see ring käis edasi. Ja see oli selline aeg. Ja siis see jutustus ongi selle kohtumõistjate ajal. Ja siin on öeldud, et maale tuli nälg. Ja nälg tuli Betlemasse. Mõelge, Betlem on heebrea keeles ju leivakoda, leivamaja. Lehem on maja ja beit või bait, kuidas hääldada, on koda või maja. Nii et leivakojas oli nälg. Paigas, kus peaks olema leiba ülikülluses, sinna tuli nälg.
see oli selline olukord. Ja see pere läks, et võõrana elada Moabi väljadel. Ja nüüd, mis rahvas olid moabiidid? Moab oli Loti vanema tütre poeg. Ja kuidas see poeg ilmale tuli, kes teab seda lugu, siis ma natukene lihtsalt vihjan sellele, kes ei tea, siis uurige. See on olukord, kus Lott oma perega läks Soodomast ära, Jumal viis ta ära ennem seda, kui Soodom patu pärast hävitati. Loti naine vaatas tagasi, muutus soolasambaks, Lott oma 2 tütrega läks ja sinna koopasse ja elasid seal. Ja ühel päeval vanem tütar ütleb nooremale, et ei ole kedagi, kes seadusepäraselt tuleks meie juurde, ühtegi meesterahvast, et teeme nüüd nii, joodame oma isa purju ja täna siis, nagu piibel ütleb, magan mina oma isaga, järgmine kord siis sina. Ja nii sündiski ja Loti vanem tütar sünnitas poja, kes oli tema isast. Ja Moab, see tähendabki Meab isast sündinud. Nii et selle rahva algus olid ebapuhas. Ma ei hakka rohkem kommenteerima, võib öelda kõlvatu ja hullemini, aga igatahes see rahva algus ei olnud ilus, kus see rahvas välja kasvas. Ja moabiidid olid Iisraeli naaberrahvas. Siin kaardi pealt on ilusti näha, teie siit palju võib-olla ei näe, aga nad olid siin. See on siis Surnu merest ida pool. Siin on Iisrael ja Moab on siin on Edom ja üleval on siis Ruuben. See on üks siis Iisraeli suguharudest, kes sai oma maa juba siis ida pool seda Jordanit. Nii et see oli selline rahvas. Nii et see on ka, ja pärast on piiblist ka näha, seda me praegu ei vaata, aga ma lihtsalt uurisin, et moabiidid ei olnud ka Iisraeli suhtes sõbralikud, on ka üks lugu, kus moabiidi kuningas läheb Iisraeli vastu sõtta. Nii et see on selline rahvas ühtepidi küll nagu sugulusrahvas, aga rahvas, kes teenis teisi jumalaid, kes ei tundnud elavat jumalat ja Iisraeli perekond, elava jumala rahvas, sest sel ajal ju, nii nagu meie kristlastel oleme praegu elava jumala rahvas, elava jumala kogudus, Kristuse kogudus, sel ajal oli Iisrael see elava jumala rahvas, kelle jumal oli kutsunud ja välja valinud ja kes ainukesena tundsid elavat jumalat, ülejäänud kõik teenisid ebajumalaid. Et see oli see olukord. Ja nüüd tulles tagasi, et nad läksid ära Iisraeli maad, kuigi seal oli nälg. Siin ei ole täpselt vastust, aga võib arvata, et ka see, et nad üldse läksid, ei olnud jumalale meelepärane. Sest kui vaadata tagasi, ka siis ta oli Abram, polnud veel Abraham, kui oli, piibel räägib ka sellest, ja et kui Iisraelimaale tuli nälg, siis meie kõikide usuisa Abram oma naisega läks ka ära Egiptusesse, sealt tuli ka igasuguseid probleeme. Ja tema naine võeti Vaaro haaremisse ja küll jumal kaitses teda, et ta ei puhtaks, aga palju segadust. Ja tema poeg Iisak, kui jälle maale tuli nälg, siis tahtis ka uuesti minna Egiptusesse, aga jumal talle selgelt ütles, et ära mine, jää siia maale, ma õnnistan sind. Ja see sündis, sellest räägib 1. Moosese 26. peatükis. Ja siis Iisak oli sõnakuulelik ja läinud Egiptusesse ja tõesti jumal õnnistas. Ja siin Salm 12 ütleb, et Iisak külvas ja sai 100-kordselt. Nii, et ta oli sõnakuulelik, jäi sinna maale, kus tegelikult ei olnud toiduviljuküllust, aga jumal varustas, jumal hoolitses. Nii on ta tõotanud ka jumala rahval praegu, meil. Me ei tea, mis ajad on tulemas, aga jumal on tõotanud, et oma rahvast ka kõigi nende raskuste, nälja või kiusatuste või probleemide või sõdade või keskel ta hoiab oma rahvast, kes on sõnakuulelik, kes kuuleb jumala häält ja kes teeb selle järgi. Siis on jumala kaitse. Ja Iisak oli kaitstud. Aga see perekond ei jäänud Iisraeli maale, vaid läks siis Moabi maale. Nii, aga nüüd vaatame edasi need nimed. Nagu teada, heebrea nimedel on alati mingi tähendus. Nagu selline prohvetlik tähendus. Kui laps sünnib ja pandi nimi, siis ka, et mis jumal andis selle nime. Ja see oli ka kas selle rahva olukorraga seotud läbi piibli me näeme,
kui ka prohveti Jumal ütleb, missugused nimed oma poegadele panna, näitas Iisraeli rahva olukorda, tema tulevikku, et igal nimel on tähendus. Ja nüüd, kas te teate, mida tähendab Elimelek? Elimelek tähendab, mu Jumal on kuningas. Ja miks see on nii oluline? Kui me rääkisime, et see oli kohtumõistjate aeg, raske aeg, siis kohtumõistjate raamatu 21 ja viimane salm 25 ütleb: neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Nagu ma juba rääkisin alguses, mis olukord oli kohtumõistjate ajal, ei olnud kuningat. Ja kui praegu Uue Testamendi ajal Jumal räägib meie igaühega püha vaimu läbi otse, aga sel ajal Jumal kasutas kuningaid ja kuningad said omakorda sõnumi prohvetite käest ja selle kaudu oli kogu rahvas juhitud. Kui oli kuningas, kes allus Jumalale, kes tahtis prohveti sõnumit vastu võtta, tegi selle järgi, siis oli rahvas hoitud ja kaitstud. Aga see on olukord, kus ei olnud kuningat ja väga kurb, igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja te teate, mis siis juhtub, mis juhtub meie riigis, kui paralleeli tõmmata, kui ei ole Jumala kartust juhtidel, valitsejatel ja iga mees teeb, mis tema enese silmis õige on. Segadus, anarhia ja kõik, me ei hakka pikemalt rääkima, te saate aru, mis on see olukord, et see oli see olukord kohtumõistjate aeg. Aga siin üks natuke vihje juba, kuhu me tahan välja jõuda, seda enam on huvitav, et Elimelekile oli pandud nimeks mu Jumal on kuningas sellises taustas. Ja siit ma arvan, et võib välja lugeda, et Elimeleki pere, kus tema sündis ja üles kasvas, oli Jumala kartlik pere. Kui ei olnud kuningat, kes seda rahvast juhtis, aga see pere pani oma poisile nimeks mu Jumal on kuningas. See vihjab sellele, et see pere oli Jumala kartlik. Nad austasid Iisraeli Jumalat, nad teenisid, nad püüdsid olla kõigest sõnakuulelikud või alluda oma Jumalale, kes oli siis Iisraeli Jumal, kes oli nende kuningas. Nii et võib arvata, et Elimelek kandis oma südames Jumala kartust. Usun, et võib selle siit nagu välja lugeda. Et ta oli Jumala kartlik mees. Nii. Ja Noomi nimi, Noomi tähendab õnnelik. Ja siin on veel, võib nagu laiendatult, kui ma vaatasin, kus on piibli nimede leksikonist, mu kaunidus, mind veetlev, kena, armas, mu lemmik, mu rõõm, hea soovlik, armuline, lahke, sõbralik. No kõik väga ilusad nimed Noomi kohta. Nii et mehe nimi on mu Jumal on kuningas ja Noomi on õnnelik. Selline oli see abielupaar. Tundub kõik väga ilus. Aga nüüd, kui me lähme edasi ja vaatame nende poegade nimesid, ütled, Jumal, milline vanem paneb oma lastele sellised nimed? Ma ei tea, kes juba teab, see muigab, kes ei tea, siis saate kuulda. Aga see oligi, et need nimed tulidki nagu prohvetlikult, mis Jumal andis. Inimlikult, ükski lapse vanem ei saa oma lapsele selliseid nimesid panna. Nüüd vaatame Giljon, kes oli siis Orpa mees. Selle nime tähendus on vaev olemine, ära nõrkemine, nõrkev, otsa jääv, ära söömine, hävitamine. No mõelge, oma pojale panna selline nimi. Mahlon, siis rutimees, jõuetu, habras, siin on ka natuke sellised õrnemaid, pehme, õrn, hell, aga samas kidur, haiglane, närtsiv. Sellised nimed on nendel poegadel. Nii, ja see on siis see pere ja see taust. Nad lähevad Moabi maale ja nagu me lugesime, kõigepealt Elimelek sureb, siis nad elavad seal 10 aastat, siis surevad mõlemad pojad, nii et Noomi jääb ilma oma mehest,
oma poegadest, tal on ainult 2 minijat ja tal ei ole rohkem enam mitte midagi. Ja siis siit edasi me ei loe seda kõike, ma lihtsalt nagu natuke jutustan. Ja siis Noomi saab kuulda, et Iisraeli maal on jälle leiba ja ta otsustab minna tagasi oma maale, oma rahva keskele. Ja mõlemad minijad hakkavad temaga koos minema, aga siis Noomi ütleb neile, et mul ei ole teile midagi anda, mul ei ole teile uusi abikaasasid anda. Kas te tahate oota senikaua, kui ma ise neid sünnitaks või see on juba pool naljana, aga ühesõnaga, et mul ei ole teile mitte midagi anda, ma ei saa teile pakkuda mingit kaitset. Naine ilma meheta selles ühiskonnas oli väga kaitsetu. Noomi ise oli kaitsetu, kuna ta oli lesk. Nii et minge tagasi oma ema koju mõlemad ja küll Jumal hoolitseb teie eest. Ja siis alguses mõlemad minijad nutavad selle peale, aga ikkagi siis Orpa otsustab tagasi minna ja Rutt jääb Noomiga. Ja jälle need nimed. Orpa on kukal, kuklanäitaja, kangekaelne, selga pöörav, ära pöörduja, mahajätja. Ja täpselt nii nagu nimi, nii ta tegigi. Keeras selja ja läks tagasi oma rahva juurde, oma jumalate juurde. Aga Ruti nimetus. Rutt on sõbratar, sõprus, südamekosutus, värskus, lohutus, nauding. Ja tegelikult see lugu näitab seda kõike, ta oligi Noomi jaoks. Ta oli Noomi südamekosutus, tema lohutus, ka tema nauding. Nii, ja teine Ruti tähendus on hea välimus, ilme, nägusus. Teda nähakse, jäädakse vaatama. Ja ka see teostus, kui Rutt Boas suguvõsa lunastaja lunastas Noomi ja võttis Ruti oma abikaasaks. Aga ta märkas teda juba väljal seal põllul, kui Noomi töötas tema põllu peal. Nii et Rutt oli see, keda nähakse, jäädakse vaatama. Ja see täpselt sündiski tema elus. Ja nüüd me jõuame nende võtmesalmide juurde. Kui ma seda lugesin, see pani mind väga sügavalt mõtlema ja sellest ka see jutlus välja kasvas. Nüüd, kui siis Orpa on ära läinud, ütleb Noomi, see on salm 15, loeme 15-17. Aga Noomi ütles, vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja oma jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele. Kuid Rutt vastas, ära käi mulle peale, et ma siit maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest. Sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina. Ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Ja siin tulebki see oluline küsimus, et kus sai Rutt selle jõu, selle usu, selle ilmutuse, et minna Noomiga kaasa. Ja veel üks salm, see ei tule seina peale, aga ma tahan lugeda, kui nad juba on Iisraeli maal ja kui Rutt on Boasi väljal töötamas, siis Boas ütleb, küllap on mulle teada antud kõik, see on salm, teine peatükk, salm 11, küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmal oled teinud pärast oma mehe surma. Ja kuidas sa jätsid maha oma isa ja ema, oma sünnimaa ja tõid rahva juurde, keda sa enne ei tundnud. Ja tõesti, kujutage ette, Rutt tuleb rahva juurde, keda ta ennem ei tunne, jätab kõik maha. Oma kodu, oma maa, oma jumalad. Kõik, mille sees ta on kasvanud, mis tal on kallis olnud. Ja tuleb oma ämmaga koos. Nad tulevad täiesti tühja käsi, sinna me jõuame. Neil ei ole mitte midagi. Rutil ei ole muud kui oma ämmal ei ole kedagi muud kui ainult Rutt, oma mini ja nad tulevad. Et tõesti, kus sai Rutt selle jõu, selle usu? Ja vaat siit tekibki see küsimus, et vaatamata sellele või isegi just sellepärast, et see kõik see elu, millest me praegu vaatasime, Noomi
pereelu. Rutt elas seal ju koos oma abikaasaga ligi 10 aastat, kus olid nii raskused, oli ebaõnnestumised, nad kaotasid kõik. Ja ometi selle keskel Rutt pidi nägema elavat Jumalat. Nagu me alguses vaatasime, et Elimelek tähendab, et issand on, kuidas see oli nüüd, issand on kuningas, mu Jumal on kuningas, täpne sõnastus, mu Jumal on kuningas. Nii et ta pidi nende raskuste keskel nägema elavat Jumalat. Ta pidi nägema, et see pere jäi ustavaks Jumalale, ka kogu selle valu, kannatuste, nälja keskel, kõigest seal võõra maa keskel, kus olid võõrad jumalad, kus ei olnud ühtegi teist Iisraeli peret, ei olnud kellelgi toetust, nagu meil on hea, et meil on kogudus, saame üksteist toetada. Ainult see pere oli seal. Ja ta pidi nägema, et kas nad pidasid, ütleme, sabatipäeva, mis on juutideks väga tähtis, pidasid neid palveid, austasid Jumalat nii, nagu nad olid lapsena õppinud oma peres, nagu nad olid Iisraelis olnud. Et Rutt pidi seda nägema. Kus ta sai selle usu, et tulla Noomiga kaasa ja öelda, et ma tahan seda sama Jumalat teenida. Ainult ma tahan seda Jumalat järgida. Ma tahan, et sinu rahvas on minu rahvas. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi siis meie oma ellu, aga veel ennem, veel nagu, kus ta nagu kinnitust, et mida veel tegelikult ka Rutt nägi Noomi puhul, vaatame ka selle ära. Kuigi olukorrad olid väga rasked, eks ole. Aga ikkagi, kui ma nüüd viitan nendele, kui siin Noomi ütleb oma minijatele, et minge tagasi, siis salm 13 ütleb, mina kannatan tõesti rohkem kui teie, sest issanda käsi on mind tabanud. Ja siis, kui nad jõuavad juba Betlema ja rahvas võtab neid vastu, siis salm 20 ja 21 ütleb Noomi, aga tema vastas neile, ärge hüüdke mind Noomiks, see tähendab õnnelik. Hüüdke mind Maaraks, see tähendab õnnetu, sest kõige väeline on mulle valmistanud palju kibedust. Külluses ma läksin ära ja tühja käsi tõi issand mind tagasi. Miks te hüüate mind Noomiks, sest issand on tunnistajaks minu vastu ja kõige väeline on teinud mulle paha. Et siin Noomi ütleb küll, et nagu me lugesime, et issand on tunnistajaks minu vastu, kõige väeline on teinud mulle paha. Issanda käsi on mind tabanud. Kõige vähem valmistanud mulle palju kibedust. Aga ometi Noomi ei tagane Jumalast. Ta ei hülga Jumalat, ta ei kibestu Jumala vastu. Ta alistub Jumalale, ka tunnetab, et see ei olnud õige, et nad tulid sealt ära, läksid võõra rahva keskele, kõik need kannatused tulid, aga ta jäi Jumalale ustavaks. Nii nagu me kunagi vaatasime Hiopit, ka kõigi nende valude ja kannatuste ja tohutu raskuste keskel. Seal on üks salm Hiopi raamatus, kus Hiopi naine ütleb, et nea Jumalat ja sure, aga Hiop ei tee seda. Hiop jäi ka ustavaks, ta ei mõistnud, miks need kannatused, ta ei saanud aru, ta jäi palju küsimusi Jumalale, kõike, aga ometi ta ei kibestunud. Ta ei läinud, ta ei hakanud Jumalat süüdistama. Selles olukorras see võiks ju inimlikult olla nii, eks. Ja sama näitab ka Noomi puhul, et ta tunnistas, et Jumal on Jumal ja Jumal on kõikväline Jumal ja temal on õigus minu elus teha seda, mida tema tahab teha. Aga ta jäi ustavaks, et seda pidi Rutt nägema sealt kõrvalt. Ja kui me nüüd tuleme siis tagasi oma ellu, mõtlen, miks see mind nii nagu puudutas ja ma ütlen küll tohutult vabastas ja tohutult rõõmustas see arusaamine, et selleks, et inimesed minu ümber näeksid minus Kristust, seda kirkuse lootust, ei pea ma olema kõiges edukas, ei pea minul kõik õnnestuma, ei pea ma käima ainult õnnistuste sees suplema. See, et tegelikult see ei ole näitaja, vaid oluline on minu sisemine elu koos Jumalaga. Oluline on minu ustavus, minu pühendumine issandale. Olgu siis, kas on head ajad, on rasked ajad,
olgu, kas ma olen milleski ise eksinud ja sellepärast on tulnud mingisugused raskused. me elame patuse maailma keskel, sealt tulevad rünnakud, vaimumaailma võitlused, ükspuha, kus need allikad on ja mille keskel me oleme. Aga see, et ma usaldan oma Jumalat, see, et ma tahan ja käin igal päeval lihtsalt oma Jumalaga koos, ta lihtsalt igapäevast usuelu, luotes, usaldades, tänades teda kõige eest, igal päeval, igal hetkel, tunnetades tema armu, tema juhtimist. Et see on oluline. See on see, mida inimesed siis näevad. Sest on tõesti olnud selliseid olukordi inimeste eludes, tänu Jumala, minu elus ei ole olnud, aga nagu väga sõjaajad või koonduslaagrid või ükspuha mis sellised olukorrad või ka praegu inimeste eludes on tohutud kannatused. Et võib kõrvalt keegi küsida, et kuidas sa oled vastu pidanud, et sa ei ole langenud tõsisesse masendusse või sa otse mõttes sa ei ole mõistust ära kaotanud nende olukordade keskel. Ja see on Jumal. See on Jumala rahu. See on Jumal, kes ka nende olukordade keskel kinnitab. Annab jõudu astuda ühe sammu kaupa, kui rohkem ei jõua. Rohkem ei peagi. Jõud tuleb igal hetkel selleks, mis on vaja. Et see on tunnistus elavast Jumalast. Meie sisemine elu Issandaga. See tegi mind nii rõõmsaks, nii vabaks. Ma ei pea pingutama, ma ei pea näitlema, ei pea püüdma olema keegi teine või olema parem või kuidagi või ennast süüdistama, kui ma kõike ei suuda või kui näiteks vahest ma kellegi ütlen ka midagi halvasti või ärritun või kõike võib juhtuda. Ma saan kohe tulla Jumala ette, Jumalat andeks paluda, et inimesed andeks paluda. Ma olen see, kes ma olen, peaasi, et sa oled ehe, sa oled aus, sa oled see, kes sa oled. Ja Jumal austab seda. Ja inimesed austavad seda. Ja meie puudused ei ole takistuseks. Vaid pigem just see, et inimene näeb, et sa oledki tavaline inimene. Aga erinevus on selles, et Jumal on sinu tugevus. Jumal on sinu jõud, Jumal on sinu kuningas. Halleluuja. Ja ka see Ruti raamat ei lõppe ju niimoodi, vaid Rutt saab mis Rutiga juhtub, mis Noomiga juhtub, jälle lugege ise, see on nii lühike raamat, on 4 peatükki, lugege hästi süvenenult, ma ainult vihjan sellele, et kui nüüd nad on juba tagasi Iisraeli maal ja Boas, suguvõsa lunastaja, lunastab nad ja abiellub Rutiga, siis Rutt sünnitab poja ja see poeg saab Taaveti esiisaks, Taaveti vanaisaks, Obed. Ja Noomi saab igati trööstitud ja lohutatud. Siin 4. peatüki salm 14. Siis naised ütlesid Noomile, kiidetud olgu Issand, kes täna jätnud sind lunastajata. Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis. Saagu ta sulle, näete, hinge jahutajaks, trööstiks lohutajaks ja toitjaks su vanas eas. Näed, tal oli ka kaitse ja toitja olemas, kui ta oli lesk. Sest su minija, kes sind armastab, on ta sünnitanud tema, kes sul on parem kui 7 poega. Ja Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. Ja ta oli kõigest trööstitud ja lohutatud, ta oli jälle see õnnelik Noomi. Nii nagu ta nimi seda tähendaski. Ja Rutt, Moabi naine, võeti vastu Iisraeli täieõiguslikuks liikmeks. See on ka ime, mina tean seda kultuuri ja usku natuke juba rohkem kui teie. Ja see ei ole nii lihtne. Isegi tänapäeval, kui mõni seda, meie kristlastena pole seda kunagi vaja teha, eks ole, Kristus on meie päästja ja me elame temaga ja temale. Aga ometi, kui on mõni inimene, kes tahab juudi usku minna ja seda ikkagi on ja juhtub ja nagu öeldakse, kiuri teha, siis on see test väga tõsine, rabide ees, väga tõsine, et teda vastu võetakse. Eks ole, see on praegu, aga sel ajal, nagu ma ütlen, Iisrael oli Jumala elav rahvas. Ja see, et Rutt võeti sinna vastu, see on tõeline ime, aga see on ka see,
et nii nagu meie toodes tänapäeva paralleeli, kui me elame seda Jumalaga koos seda tavalist lihtsat elu, usaldades teda. Ja see on tunnistuseks inimestele ja inimesed tahavad seda sama Jumalat. Nad tulevad, nad saavad päästetud, nad saavad vastu võetud Jumala rahva sekka, koguduse keskele, nii nagu Rutt võeti Iisraeli rahva keskele. Ja see on nii imeline, kuidas teda õnnistati ennem seda, kui ta ei olnud veel poega sünnitanud. See on salm 11 ja kogu rahvas, kes oli väravas, samuti vanemad ütlesid, meie oleme tunnistajad, issand tehku naine, kes tuleb su kotta ja mõelge nüüd Raheli ja Lea sarnaseks. Juudid tohutult austavad Rahelit ja Lead. Ja nüüd ütlevad Moabi naisele, Rutile, et ta saagu nende sarnaseks. See on tohutu austus, see on tohutu. Siin ei ole lihtsalt sõnu, peab seda kultuuri ja seda usku teadma, et mõista, kui suur see on, kui suur ime see on. Kes mõlemad ehitasid Iisraeli koja, Rahel ja Lea, kes ehitasid Iisraeli koja, ja Rutile öeldakse, et saagudes nende sarnaseks. Tee vägevaid tegusid Efratas, tee oma nimi kuulsaks Betlemas. Ja nii see sündiski. Et Jumal pööras kõik. Rutt, kes läks usus teadmata, kuhu ta läheb, nagu Abraham läks usus teadmata. Ta ei olnud Iisraelimaal enam käinud, ta ei tundnud seda rahvast. Paas ütleb, et see rahvas, keda ta ennem ei tundnud, ta läks selle keskele. Ta astus usus, ta tegutses usus ja Jumal kaitses, Jumal juhtis ta elu, Jumal õnnistas tema kaudu Noomit ja nende kaudu oleme me kõik õnnistatud, sest sealt sündis kuningas Taavet ja see Jeesuse sugupuu läks edasi kuni selle ajani, kui Jeesus sündis siia maailma, elas meie keskel, suri, tõusis ülesse, kandis kõik meie patud, läks üles taevasse oma isa juurde, läkitas püha vaimu ja nüüd me võtame teda tagasi. Halleluuja. Ja see on tõesti ime. Ja ma tahan veel jagada ühe väga isikliku, mis mind tegi ka väga tänulikuks, väga alandlikuks ja Jumala ees. Ja see on aastast 2021, kui mul üks endine töökaaslane saatis mulle sünnipäevaks õnnitluse mobiili. Ja mida ta seal kirjutas? Jätkugu sul ikka sinule omast võimet näha päevades rõõmu ja helgust avada inimhingede varalaekaid, suunata sinule omasel leebel viisil nägema märke ülima armastusest, ilusat elu. Kallis issand, tänu ja ülistus. Issand, tänu, et me võime sinu palge ees olla täiesti siirad, vabad, ausad, just sellised, nagu me oleme. Issand, tänu, et sa oled läkitanud oma kalli püha vaimu. Ja tänu, kallis püha vaim, et sa elad meie südames, et sa teed tööd meiega, et sa muudad meid päevast päeva ikka enam Kristuse sarnasemaks, et Kristus saab meie seest välja paista, auhiilguse lootus, kirkuse lootus. Issand, tänu, et sina särad ja sina paistad välja vaatamata kõigile välistele olukordadele, kas on head ajad või on rasked ajad. Issand, tänu, et sina oled kõikvõimas ja sina ikka ilmutad oma au oma laste kaudu. Ja ma õnnistan iga ühte, kes me siin koos oleme, kes praegu vaatavad, hiljem vaatavad. Issand, ma palun meil igahele armu alistuda sulle, armu alanduda sinu ette, armu anda oma elu täiesti sinu kätte, issand. Usaldada sind kõige olukordade keskel, kõiges. Issand, et sina oled meid armastanud igavese armastusega, et me saame vastata sinu armastusele, selle armastusega, mis sina oled meie sisse pannud. Et see armastus meie sees paistab välja inimestele meie ümber. Sinu rahu paistab välja.
jõud ja lootus ja uskus sinu peale paistab meie eludest välja. lihtsalt seda ma palun meile igaühele. Jeesuse Kristuse nimes. Amen. Me saame edasi minna toiduosaduse. Kui kellelgi on mingid palvesoovi, soovib midagi, mingit mure, võib tulla, küsida, palvetame. Olgem väga õnnistatud Jeesuse nimel. Amen.